Vanapaganat pahandas hirmsasti kuu, et see liig heledasti paistis, ei võinud ta midagi ette võtta. Läks ta korra saagi peale välja, siis nähti teda kaugelt ära ja saadeti häbiga tagasi. Ta ei olnud enesele seni sel kombel rohkem sulaseid saanud, kui aga 2 meest. Enne olid ööd seks liiga pimedad olnud, nüüd liiga valged. Ööd ja päevad istus vanapagan ja pidas nõu, mida teha, et asi paremini õnnestuks. Ta kutsus viimaks mehed appi, aga ei nemadki teadnud mingisugust abi. 3 istusid nad küll üheskoos, arvasid ja uurisid, kuid järele ei saanud. Lugu ähvardas viimaks üsna kirjuks minna. 7 päeval polnud enam leivamarja meeste hamba alla saanud. Nad soigusid valjusti ja pigistasid käega tühja kõhtu. Peamurdmist nad siiski järele ei jätnud. Ja ennäe, viimaks tärkas vanapaganal enesel hea nõu meelde. Poisid, hüüdis vanapagan, nüüd tean, mis me teeme. Kui näljasurmast tahame pääseda, siis ei aita parem nõu, kui peame kuust katsuma lahti saada. Ei ole enam kuud taevas, siis oleme jälle mehed. Tähtede valgusel võime kõik oma suured ettevõtted korda saata. Kas peame kuu taevast maha tooma? Küsivad mehed. Hei! Kostab vanapagan. See on taevatelgis liiga kõvasti kinni. Ei me teda kätte saa. Teist abi tuleb otsida. Kõige parem on, kui ära tõrvame. Olgu ta siis taevas peale, ega ta meid enam jaksa tülitada. Siis on võit meie ja tubli lõikus algab. Mehed vanapagana nõuga rahul. Seda maid hakkavad mehed kuu tõrvamise vastu valmistama. Aga täna juba hilja. Kuu pea oma teekonda lõpetamas ja päike tõusmas. Lootes, et asi õnnestub, unub meestel nälg täiesti meelest ära. Päeva otsa teevad nad tööd, et pead auravad otsas. Vanapagan varastab vaaditäie tõrva ja veab siis seljas meeste juurde. Need muretsevad 7 süllalist redelit ja seovad nad kõvasti üksteise otsa. Siis tuuakse veel tubli pang ja valmistatakse niinekoorest nuustik, mis pika varre otsa pistetakse. Nii oodatakse õhtut. Kui nüüd kuu tõuseb, võtab vanapagan tõrvavaadi ja redelis selga ja käsib poisid pange ja nuustiku järele tuua. Siis täidetakse pang tõrva täis. Lisatakse tahma ka veel juurde ja kastetakse nuustik sisse. Vaevalt paistab kuu nina metsa tagant välja, kui redel kärmesti püsti pannakse. Vanapagan annab ühele mehele tõrvapange kätte, käsib ruttu redelit mööda üles ronida, teist aga enesel redelit kinni hoida aidata. Vanapagan peab redelit ühelt poolt, mees teiselt poolt. Mees ei jaksa ränka redelit ometi hoida, mis läbi see teisele poole viltu vajub. Sel samal silmapilgul väärdub üles ronija mehe jalg ja ta langeb ülevalt kõige pangega vanapoisile kaela. Vanapagan puhub, raputab ja hakkab 1000 tulist kiruma.
Ootamata kastet saades unustab ta redeli hoidmise hoopis ära ja laseb redeli käest lahti. Vali, mürin ja kärin tõuseb ja redel kukub 1000 tükiks puruks. Vanapagana viha on hirmus suur, et asi nõnda nurja läinud ja kuu tõrvamise asemel ise tõrvatud saanud. Küll peseb ja nühib ennast mees, küll kaabib ja kraabib, aga tõrv ega tahm ei kuule ta sõna. Nad jäävad talle igaveseks mälestuseks. Ehk küll katse tühja läinud, ei taha vanapagan ometi järele jätta. Nälg piinab ikka hirmsamini. Sellepärast varastab ta teisel päeval jälle 7 süllast redelit. Seob hästi kõvasti kinni ja viib metsa äärde, kus kuu kõige madalamast kätte võib saada. Kui kuu teisel õhtul tõuseb, lööb vanapagan redeli maa sisse tugevasti püsti, hoiab ise alt otsast kinni ja saadab teise mehe tõrvapangega üles kuud tõrvama. Minnes annab ta kõva käsu, et mees hoolsasti pulkadest kinni peaks, ega talle enam eilset leili ei viskaks. Mees ronib oma tõrvapangega nii kiiresti kui jõuab ja saab viimaks õnnega viimsele pulgale. Praegu tuleb kuu kuninglikus toreduses metsa tagant välja. Vanapagan tõstab nüüd redeli üles ja kannab kärmesti kuu juurde. Ja vaata õnne, redel ongi nõnda pikk, et ots kuu külge ulatab. Ilma viivituseta hakkab mees tööle. Aga redeli otsas seista ja kuud tõrvata pole nalja asi. Pealegi ei seisa kuu paigal, vaid tõttab ikka edasi. Seepärast seob mees enese kuu külge kinni, et maha kukkumist karta ei oleks. Võtab nuustiku tõrvapangest välja ja katsub kuu tagumist külge mustata. Aga paks kullakord ei taha musta peale võtta. Mees nühib ja määrib, nii et higi sorinal otsa eest maha tilgub. Otsata töö ja vaeva järele jääb viimaks kuu taha külge tõrvakord peale. Vanapagan vaatab tööd suu lahti ja hüppab poole töö lõpetust nähes ühe jala pealt teise peale. Tagumise külje tõrvamise järele nihutab mees ennast vaevaga ettepoole, et siingi kuu valgust kaotada. Ometi ei hakka ta kohe tõrvama, vaid puhkab pisut rängast tööst ja mõtleb, kuidas siin pool vähema vaevaga läbi saaks. Aga mingisugust nõu ei tule talle meelde. Ta peab siin niisama palju higistama kui tagaküljes. Juba tahab mees eest külje tõrvamist alustada, kui äkki vanataat, kes üürikeseks ajaks uinuma heitunud, unest üles ärkab. Imeks pannes näeb ta ilma poole pimedama olevat kui muidu, ehk küll ilm sugugi pilves ei ole. Terasemalt ümber vaadates, kust pimedus tuleb, silmab ta mehe kuu peal, kuidas see praegu nuustiku tõrva sisse kastab, et eest külge tagumise sarnaseks muuta. All aga kargab vanapagan nagu kits hea meele pärast. Või niisugust temppu tehakse, kui mina ei näe, ütleb vanataat vihaga. Olgu siis tegijale teenitud palk teo eest. Kuu peal sa oled ja kuu peale pead sa igavesti oma tõrvapangega jääma,
hirmutuseks ja ähvarduseks kõigile, kes valgust maailma käest ära püüavad riisuda. Minu valgus peab valitsema pimeduse üle ja pimedus peab tema eest kaduma. Sõdigu ka pimedus kui suure võimuga, valgust ei jõua ta ära võita. Seda tuletagu kuu tõrvaja oma tõrvamise riistadega kuu külge kinni jäädes igal ööl kõigile meelde, kes kuud vaatavad. Vanataadi sõnad läksid täide. Veel täna päev seisab mees tõrvapangega kuu peal, kes selle pärast enam nii heledasti ei paista nagu enne. Küll heitub kuu tihti merehõlma ja katsub ennast tõrvast pesta, aga ilma asjata vaev. Tõrv seisab igavesti ta küljes kinni. Nii heledasti ja selgesti ta ka paistku, ei suuda ta valgus ometi kuju ta sees ära peita ega tagaküljes tõrvast läbi tungida. Kui ta mõne korra oma tagumise külje maa poole pöörab, siis silmame kuust aga tuhmi tombu, mis ei kuma ega sära. Kaua ei kannata ta siiski oma pimedat nägu näidata. Pea pöörab ta oma kumava külje jälle maa poole, puistab armast hõbevalgust ülevalt maha, näitab kasvades ikka rohkem tõrva ja kuju ja tuletab meelde, et valgus pimeduse võidab.